Tere! Tere! Ei teagi, kus siit alustada. Aga kui nüüd natuke laiemalt vaadata, siis on näha, mis otsuse me vastu võtsime. Ehk siis nagu näha, siis majast ei jäänud väga palju järgi. Või noh, Natuke jäi. Tsut-tsut. paar hunnikut jäi järgi. Tsut-tsut. Läks ka see laut. Mis ei pidanud alguses minema. Ei pidanud minema, aga see jäi ette. Jäi ekskavaatormehel ette, nii et läks ka laut. Meid ennast kahjuks ei olnud siis Saaremaal, et seda filmida, nii et me ei saa näidata teile ägedaid kaadreid, kuidas... Kõike seda lõhuti. Jah. Aga noh, te näete tulemusi. Me nägime samamoodi, kui me tulime, nägime neid tulemusi. Nii, et läheb uue maja ehitamiseks ja nii ongi. Jah, et praegu on meie tegevus siis hoovis, et saaks kanalisatsioonimehed tulla. Ja siis järjest hakkame minema. Eeldatavasti peaks kodu valmima augustikuuks. Nii palju. Augustikuks peaks esimene etapp valmima. Just. Et siis edasi peaksime me ise hakkama seest tegema. Aga jah, hetkel meil siis on tegevused natuke nagu eelmises videos olete näinud seda puurkaevu osa, mis jääb sinna. See on põhimõtteliselt juba valmis, ettevalmistused tehtud selle jaoks, et kui puurkaevu puurimiseks läheb, siis on ligipääsud ja kõik asjad olemas, et see on nagu tehtud. Ja nüüd me tegutseme seal sauna pool otsas ja Kärt võtab sealt siis võsa maha. Ma olen seal mingid pakke asju teinud, et sealt samamoodi siis kopad ja asjad pääseksid ligi, kui läheb kanalisatsiooni ehitamiseks ja biopuhasti paigaldamiseks. Et nendega sai siis kokkuleppe tehtud, et sealt aia äärest võtame kõik võsa maha ja sinna aia äärde siis pannakse see biopuhasti ja see impväljak tuleb ka sinna. Et siis ta ei jää kellegile seal ette. Et need on need asjad, millega me praegu tegeleme. Pole kõige huvitavamad projektid just, aga nii on. Jep. Ega ma ei teagi, mis siia videosse kõik kokku tuleb. Me lihtsalt mõtlesime, et me filmime selle koha ära siin. Sest nädala aja pärast hakatakse juba vundamenti valmistama siin. Et siis on mingi plaan olemas. Vundamendi soojustuse EPS on juba seal kaamera taga olemas. Aga jah, siuke see seis on. Asjad lähevad ruttu. Jah. Väga kiiresti on kõik liikunud, nii et... No tere! Ei teagi, millal viimati filmisime. Täna olen siin üksi. Kerti pole. Aga mõtlesin, et näitan siis kaugel see majavärk on. Liivapadi on valmis. Kivihunnik viidi ära. Puuhunik on endiselt alles, sellega pean ise tegelema. Vundamendi peno on kohal ja nii et vaikselt edeneb. Vaikselt edeneb see uue maja tegu. Vaatame seda kisakõri vorsti siin. Mis siis muidu oleme teinud? Millesse me oleme sinna oma aega pannud praegu on siis sealt aia äärest on võsa maha võetud. Kõvasti. Ja siin on siis nüüd sissesõit valmis. Või valmis selles mõttes, et siit saab nüüd traktor ligi, kui tuleb see biopuhasti ehitus. Siit tassisin need pakud ära. ATV-ga menitsin selle ära. Tegin siit sissesõidu. Nüüd saavad traktorid tulla. Kärdil on siit veel natukene lõpetada. Ma pean need suuremad puud maha võtma. Kärt võtab seda võsa maha siit ja siuksed väiksemad paikad võtab ise aega maha.
Aga jah, siit võtame kõik nagu võsa ära. Sest see biopuhasti tuleb kuskile siia vist. Kui ma õieti mäletan, kuskile siia samma. Ja siis siit edasi tuleb impväljak ja see läheb suhteliselt siia aia äärde pannakse. Et siit jääb nagu see sissesõit mul sinna metsa ka. Et praegu oleme nagu suhteliselt lollisti teinud tegelikult. Et me see kõik selle võsa, mis me siit oleme maha võtnud, oleme siia omale metsa tassinud. Aga mitte väga kaugele siit samast aia vahelt läbi ja ma olen siis ATV-ga selle siia tassinud. Siin on hunnikute viisi seda. Selles mõttes, et siin oli enne ka juba. Seal on veel üks hunnik. Et siin oli enne ka, siin on nagu metsa tehtud. Nagu need ei ole meie tehtud. Ja siukseid oksahunnikuid on siin nagu metsaalune täis, et keegi on nagu metsa teinud siin kunagi. Suured puud maha võtnud ja kõik see võsa ja oksad ja asjad on nagu maha jäänud lihtsalt hunnikutesse. Aga see on väga kaugel projekt kunagi tulevikus, kui seda metsaalust saab puhastama hakata. Siit on siis ka vaade sellele puiduhunnikule. Siia tegime lõkkeaseme omale, kus me siis saame seda puitu põletada mingi hetk. Või me mingit asja oleme siin juba põletanud ka. Aga ega ma ei tea. Tundub suhteliselt võimatu missioon kõik see ära põletada. Mingi naabrimees ka meil käis siin, viis omale kütteks midagi. Aga jah, siin on siis see, mis ma siis täna teen. Praegu tegin, siis mul tuli mõte, et võtaks korra kaamera, paneks käima. Ma lammutan saunas seda vana plekkahju. Kui ma maja ostsin, siis ma küsisin spetsiaalselt kõigi küttekollete kohta. Majas oli 2 tükki, saunas on neid 3 tükki. Ja mul öeldi, jaa, kõik töötab. Kõik on väga heas korras. Ükski neist pole heas korras. Võib-olla majas see ahi oli normaalses korras. Ülejäänud kõik on täiesti kohutavas seisukorras. Et me oleme seda sauna juba näitanud ka. Ja vist olen juba näitanud seda. Selle võib jalaga kinni lükata. Üks päev ma tõstsin selle plaadisid pealt ära. See on ka nagu ta on. Mingisugune vana veekeednis asi. Mingi soemüür vist. See keris, ma ei tea, kuidas seda nimetada. See läheb välja kõik. Ja nüüd ma lammutan siin seda plekkahju. Ja lihtsalt vaadaks seda plekkahju. See on lihtsalt nii mäda, nagu kivid kõik kukuvad lihtsalt. Täiesti kohutav. Aga jah, see läheb siit välja, et siia me tahame siis teha nagu elamise. Et tööjärjekord ongi mul praegu see, et lõhun selle ahju välja, siis võtan lae alla. Vaata, mis siin lae peal on. Sest siin peab ilmselt katust natuke remontima enne, kui siia saab midagi mõttekas on teha. Siis võtan põrandad ülesse ja seinad ülesse. Ja siis vaatab, mis siin on. Seinte koha pealt on mul suhteliselt selge. Seda ma olen kuskil enne filminud ka, et siin on lihtsalt siuke laudis on peal. Laudis all on siis kuradi tõrvapapp ja tõrvapappi taga on saepõru. Ja see on nagu kogu soojustus siit. Ja põranda all ma ei tea täpselt veel, mis on. Aga need võtan kõik ülesse. Ja teen siia midagi muud, midagi teistmoodi. Ilmselt mingisuguse odava lahendus, mingi ospist ilmselt seinad, laed, värgid, särgid. Et elame selle suve ära küll. Ja kunagi tulevikus on siis plaan sellest saunast teha üldse külaliste maja. Nii, aga nüüd ma mõtlesin, et ma issand, mis tolm see on. Mõtlesin, et ma lükkan selle ahju ümber. Kui see on viimane video, mis sa must leiad, siis tea, et sinuga oli väga tore. See kask on vaja maha võtta mingi hetk kiiresti enne järgmist nädalat siis. See ilmselt jääb natuke jalgu.
selline seis on majaga. Ja nüüd ma lähen näitan siis, mis me seal saunamajas teeme praegu. Et saunamajja siis peame ju minema ajutiselt elama, aga ma vahetan kaamera lakku ära, see on nii tühi. Ja siis näitan teile, mis saunamajas toimub. Vorst chillib meil siin, natuke eemal, puu küljes kinni. Kärt on seal taga põõsas, kui näete. Looseb minna, praegu saeb midagi. Mäe lehvitab teile. Ta sai üks päev puugi, siis ta nüüd on kardab räigelt, on ennast niimoodi sisse matnud lihtsalt. Aga saunamaja. Ärge siin vaadake praegu, see kõik tuleb siin maha lõhkuda. Aga ma ei ole veel jõudnud selleni. Siin samamoodi kõik võib välja lõhkuda. Praegu ma tegelen selle toaga siis. Kõik on nagu maha võetud, ainult see laudis on järgi. Ja ma otsustasin, et ma ei hakkagi muud maha võtma. Siia panen ospi peale ja kena küll ajutiselt. See ei ole siis püsiv projekt. Püsiva projekti jaoks tuleb kõik põrandad üles välja lõhkuda, üles kaevata, panna soojustus ja valada ja kõik siuksed asjad. Aga seda me ei hakka praegu tegema, meil pole praegu selleks raha ja ressurssi ja aega ka. Nii et praegu on siis siuke seis. Siit lõhkusin selle ahju välja. Kuskil on mul video ka, kus ma selle ümber lükkasin. Et lõhun selle ahju alumise osa ära, ülemise osa ära. Siis siit pean selle krohvi välja lõhkuma. Natuke ma siin juba laamendasin, et siit saaks siis väike karkass ja osp. Aknad on vaja uued otsida, siit on nagu näha, välimine on täiesti rabe või katki lausa tähendab. Aga mul vist on seal, siin on mingi siuke keldri osa nagu, seal keldris nagu vist on sobiva mõõduga aknad, et saab need lihtsalt ära vahetada. Välimised siis sisemised on okei, tuleb ära lihvida, ära värvida. Muidu peaks nagu enam vähem olema vist. Eks need tuleb mingi hetk siit välja tõsta ja siis vaatab. Aga see on siis see esimene ruum, mis me teeme. Põrandad ma olen ka siit üles võtnud, põrandad jumala mädad, põrandad tuleb täiesti uues ehitada. Et selle toa teeme valmis, siis saame siin elada. Siis hakkan selle osaga siin tegelema. Et siit võtan kõik selle laudise ja asja selle sauna osas nagu siin kõik maha. Teen siia mingi ajutise põranda alla. Siin on muidugi valatud põrand. Siin on isegi ära vool, ma testisin neid üks päev, siin on näha purki. Et need isegi voolavad, need on lihtsalt siis jooksevad maja taga torust välja nagu ikka tol ajal. Aga jah, siit võtan kõik selle laudise säägi maha. Panen ospi ilmselt jälle asemele, kõige odavam, kõige kiirem. Ja siia tuleb siis väike süüke köögi, mingi nurk, mida me saame kasutada. Sinna teen ilmselt mingi dušinurga ja peame mõtlema mingisuguse kuivkäimla või mingi asja ajutiselt. Sest ma ei tea, millal see kanalisatsioon hakata ehitama. Kui kanalisatsioon ehitatakse, nad toovad toru tegelikult siia. Et siis ma olen mõelnud, ma teen välja selle kemmerga osa, mis läheb otse sinna biopuhastesse siis ajutiselt. Aga see on tuleviku teema. Kõigepealt see tuba. Kõige tähtsam see tuba. Nii kaua me saame kasutada oma potivetsu ja asju, kui me siin oleme. Aga jah, täna siis tahaks need ja selle ära saada ja äkki natuke rohkem põrandat üles võtta, et näha, mis seal all toimub. Aga põrand on täiesti mäda, et see tuleb täiesti uus ehitada. Aga teen samamoodi. Panen mingit soojustust alla natuke ja põrandad alad ja os peale ja korras. Et äkki leian sealt maja palgihunnikust mingisugused palgid või mingid asjad, mis siia alla panna taladeks nagu. Vot siuksed lood. Siuksed lood on meil siis praegu siin. Nii et aku on kohe tühi, ma ei leidnud, meil ei ole rohkem akust kaasas, nii et ma lähen panen kaamera laadima ja nii ongi. Vaadake, mutt ka tuleb. Olete näinud siukest maamutti? No pictures, please. No pictures, please. Sul on meik tegemata või? No pictures. Paar sõna Eesti raadiosta palun. No hello. Pole jälle mingisugune, ma ei tea, 3 päeva filminud või midagi siukest. Mitte, et väga palju actionit oleks olnud. Meil endiselt finantsiline olukord ei liigu edasi, sest me pole saanud hindamisakti. Juba 6 aega tagasi käis hindaja. Siiamaani pole hindamisakti tulnud. Kärt kirjutas sinna juba mingi vihase kirja neile, et mis toimub. Peale seda hakkasid nagu asjad liikuma, enne seda lihtsalt e-mailid ignoreeriti e-maile ja kõnedega ei räägitud, nii et ehitus on seisab, või mitte ei seisa selles mõttes, et ehitajad pidid nagunii alles järgmine nädal hakkama pihta vundamendi ehitusega, aga see finantsiline pool nagu seisab.
aga vahepeal siis, millega oleme tegelenud, on see saunamaja, kuhu me siis tahame suveks sisse kolida. Et seda ma olen enne ka siin näitanud teile. Eile siin tegime natuke trimmeriga ja Kärt võttis natuke mingit võsa eest maha ja natuke viisakam oleks. Noh, tuleb veel vaeva näha, aga üldiselt on parem. Eesruumis pole väga midagi toimunud. Siin ei ole väga midagi teinud, et me nagu tahame seda tagumist tuba teha tegelikult ju korda. Ja siin ma võtsin eile ülesse pool põrandat, et näha, mis siin all toimub. Et miks ma põranda üles võtsin, noh, siit on näha nagu. Põrandatalad on täiesti mädad. Põrandalauad olid ka täiesti mädad, sai läbi astuda sealt. Et siit on näha, see on kõik mäda. Et siia panen uued, et seinad olid ka algusplaanis, kõik võtta nagu tellisini välja, panna väike karkass, mingi peno vahele. Aga me otsustasime, me ei tee seda praegu. Et need seinad on suhteliselt okeid. Siin soojustuseks on mingi saepuru muidugi siin taga, aga vahet pole, ega see soojustus suvel ei ole vaja. Et siia peale läheb siis otse osp seintesse. Lakke samamoodi, osp. Ja põranda siis ehitame uuesti, et võtan selle kõik üles, talad ära. Panen uued põrandatalad, natukene peno siia vahele. Ja siis samamoodi mingi laudis ja osp peale. Et siis oleks nagu korralik. Et eile õhtul käisime tegelikult ostmas ka prusse. Et ei ostnud kuskilt poest prusse, vaid siin Saaremaal mingisugune mees kodus. On tal saeveski, siis ta müüb nagu seda saematerjali, mis ta seal teinud on. Müüb seda ja saime siis tema käest põhimõtteliselt poole odavamalt saime puitmaterjali, kui kuskilt poest saaks. Noh, põhimõtteliselt saeveski hinnaga siis. Ja ostsime tegelikult väga palju seda. Noh, kõik võtsime ära, mis tal oli seal. See on 20 korda 50 brussid. 20 korda 50 brussid peaks olema. 20 korda 5 brussid tähendab. Siuksed korralikud põrandataladeks. Ja all on siis ka osp. Ospi ostsime ka üks päev ära. Nii et tegelikult on kõik asjad valmis. Ja bussi tegime ka rohkem tühjaks, et sellega saaks asju vedada. Tõstsime garaaži ära. Et põhimõtteliselt materjal on olemas, millega siis nagu ära ehitada vähemalt see põrand ja noh, seinad ja lagi ka üle lasta ospiga. Nii et see on nagu eesmärk, see nädalavahetus saada see tuba valmis. Aga eks näis. Teine asi, mis on vaja teha, on vaja see kask sealt maha võtta. See. Et see ehitajad ütlesid, et see jääb seal natuke ette ja on väga halva koha peal. Et siis täna õhtul homme tulevad mulle abilised, siis võtame selle puu maha. Ja ma peaks nii pidi filmima, muidu on ainult valgus. Aga jah, ma praegu jätkan selle põrandaga. Perfektsioon! Eile läks päev siukse hooga edasi, et ei jõudnudki filmida midagi õhtul, mis me siin tegime. Aga nagu näha, uus põrand on maas. Natukene vetrub, sest see plaat on 1,2 ainult. Ainult 1,2. Aga panime 2 kihti ja pole hullu.
ja panime suht tihedalt need talad ka. Aga jah, põrand on maas natukene. Siit nüüd tõusis see äär, et siit on vaja ust ka natukene modifitseerida, et see käiks kinni normaalselt, aga ei midagi hullu. Lakke panime ka need suured plaadid ära. 3 suurt plaati. Et hakkangi neid viimaseid kohti siin veel tegema. Ja siin. Ja seina panime ka ühe, siis lihtsalt niisama testiks ühe plaadi. Põhimõtteliselt siuke tuleb. Vahed veel lasen mingit vahte täis, kõik vahed. Ega ta eriline mingi soe värk ei ole. Aga suvel peaks olema vain siin elada. Kerise tõstsime välja, see kaalus mingi 200 kilo, ma arvan. Ma ei kujuta ette, kui palju see kaalus. Aga see kaalus väga palju, see oli väga raske nagu. Aga alustangi siis, lähen edasi sellega. Lae juppidega. Lõikan need ära siit. Need jupid. Need 3 juppi siis seal läheb ka. Ja siis siia vahele ribad. Ja siis hakkame seinaga tegelema. Seinasid panema. Siia on veel vaja karkass ka ehitada. Eile sai toodud selle jaoks neid kruve ka, nii et saab lasta kinni. Mis mul nüüd meelde tuleb, on see, et mul vist ei ole kruve. Mul on täpselt nii palju kruve järgi. Ma pean vist minema tegelikult poodi hoopis. Pean minema vist poodi kruve tooma, sest mul vist ei ole kruve. Kell on 5. Olgu, täna on siuke aeglane päeval, ma olen nii väsindanud, et ma pole väga midagi teinud. Või ei olegi midagi teinud. Aga olgu, ma lähen korra vaatan, kas mul on garaažis kruve. Või ma pean minema poodi kruve tooma. Kohe on sind vaja, aga ma ei tea, kas sa ulatad selle üleval hoida. Küll ma ulatan. Nii enesekindel. Another day. Saime täna kinnitust, et tahetakse hakata kanalisatsiooni tööd tegema. Aga me ei saa vastust anda. Sest meil ei ole endiselt hindamisakti. Möödas on 6 aega. Pole. Me lubati 1-2 päeva jooksul saata kinnitust, ja tegelikult täna on nagu teine päev. Siiamaani midagi pole. Nii et nüüd me siis ootame, et äkki homme tuleb, kui homme ei tule, siis ma pean jälle helistama. Ja siis jälle... No peab tulema. Ma ei tea, kas Siits on üldse rääkinud ka sellest backstory'st või? Midagi olen natuke rääkinud. No igatahes. Mingi aeg lahkame detailselt. Mis firma, kus, kes, mis juhtus, mis täpselt, Aga praegu igatahes me oleme saanud kanalisatsiooni vendadelt, et jah, me võime tulla kohe ja me ei saa vastata. We can't. Sest et meil ei ole papi. Papi pole. Nii et Ints siis täna teeb tööd. Mina aitan oma pisikeste käpakestega. Ja võib-olla proovib natuke värvida ka, kui jõuame. Nii et... Tada!
nüüd on kõik jupid pandud. Ja nüüd siis puhastame põrand ära. Mulle just helistati ka, et meie vaip on tulnud, aga sinna ma lähen homme ilmselt ära. Tahaks kohe jalanud ära võtta, aga vist veel ei pea. Ei, veel ei saa, jah. Te nägite just mõrva pealt. Mis mõrva? Oi, vaene mesi mumm. Kust ta tuli? Ma ei tea, aga su jala alla astusid peal. Tule siia mumm. Aga jah, siit tuleb nüüd selle tolmukaga ära teha ja siis me peaks mingi kaltsu leidma, et siit ära ka pesta, ma arvan. Ja siis on täitsa bueno. Nii erineva kõrgused ära. Mis see teeb? No see jääb ukse taha, keegi ei näe. Oi! Vist peame juurde tooma. Päris kindlalt peame, jah. Me võib-olla ei oska seda kõige parem. Ei oska, ilmselgelt ei oska, jah. Sina rüpaks. Aga issand, siia saad veel liiga palju pannud. No ma ei tea, see nii suureks läheb. See on siit, mul ka räigelt paisunud. Oi, see on veel vedel. Ma ei tea, see nii suureks läheb, see tuli kõik sealt välja. Paisub kõvasti, jah. No. Ei no, vähe õhutihedam juba on, tead. Juba natukene nagu. Ütleb mulle palju, vaadake, mis siin toimub. Võib-olla me alles õpime, on ju varst. Võib olla või? Kõik. Me läks 3 purki praegu, ma ei tea, kas see on normaalne. See küll normaalne. Mis sa arvad? Nii, tänaseks päevaks on siis vaht selline. Spetsialistid, palun ärge heitige, me tegime seda esimest korda. Aga me hakkame nüüd seda ära lõikama. Käisime, ostsime värvi, tuleb täiesti tavaline valgseina värv. Ja eile me vaatasime, et laminaat oli suht odav, et mingi pakk oli ainult 6, ei, isegi 5 euri midagi Bauhofis. Nii et me mõtlesime, me paneme hoopis siia laminaadi ka peale ja siis on ka natuke siuke kodusem ja seinad lähevad täna värvi alla. Kõigepealt väike präänik, sest mul on prääniku isu. Ja siis saab juba edasi vaadata, et täna on meie kool ära lõigata ja värv peale saada. On ju varst? Mis sinu tööülesanded täna on? Ei ole vist. Me ostsime selle õlile teatriga, vaatame, kas hakkab midagi kütma või äkka. Kas läheb soojaks või ei lähe? Jep. Või on meil siin ainult üks natukene soe peast? Üks. See. Ei, see, kes kaamerat hoiab, ma mõtlesin seda. See. Olgu, me hakkame tööle, head aega. Noh, tere tulemast tagasi. Nagu näete, natukene juba värvitud. Natukene, see tähendab 2 seina. 2 seina värvitud. Siit on natukene Gert alustanud. Ja ma olen natukene sealt alustanud. Ehk need 2 seina veel värvida, aga meil saab värv otsa. Nii et ilmselt täna jääb pooleli. Homme peame 2 purki värvi ostma ja mis me veel peame ostma on rullid normaalse suurusega. Meil on tõrks liiga suured rullid, mis ei mahu siia sisse. Selle, mis iganes selle asja nimi on, te teate küll. No, jaa, ilmselt on mingi teine nimi ka, mingi päris nimi, aga ma panin mingi muu asja sisse selle suurem rulli. Ja kuidas soojaga lood on, peaaegu 18 kraadi on juba toas, nii et see radikas kütab ära küll. Ja nagu näha siis, sest meil väljaspool klaasi pole, väljaspool on klaas katki, sealt tuleb see külm õhk 2 akna vahele. Siis tekib kohe kondents. Nii et akna probleem vajab ka veel lahendamist ja noh, katuse probleem tegelikult vajab ka veel lahendamist.
aga üldiselt muidu võtab ilmet. Kärt küll ise ka kirub ennast, et ta otsustas neid värvida. Aga noh, homme laseme teise kihi üle, et ta ei jää siuke. Praegu on nagu näha, et ta on väga laiguline. Aga homme laseme teise kihiga üle ja siis peaks olema bueno. Noh, ta ei ole mingi aasta kauneim kodu ja ei... Aga noh, see on siuke ajutine värk ju, peab suve vastu pidama. Et siis saab meil see tubake valmis. No põranda peab ka panema, me ostsime laminaadi ka ära. Ma ei tea, kas Kärt rääkis. Et siis on nagu hea sellega. Mingi valgustusüsteemi pean tegemas, see on mul siin mingi ajutine tehtud. Võtsin sealt eesruumis laest selle koos juhtmega, panin selle pistiku otsa, nii et pikendusest tuleb. Pean lakke panema, meil on üks lamp ostetud, ma mai ostsin, kuskil on klipp ka, kus ma seda majas lakke panin. Aga selle ma võtsin enne ära, kui me aja kokku lükati. Et siis panen selle siia lakke ja vean juhtme siia kõrvale, panen siia lüliti ja siis lülitist läheb pikendusse. Kärt on üleni värvine igalt poolt. Tal on kõik värvine põrand, noh, vaadake, mis ta põrandaga tegi lihtsalt. Värvis põhimõtteliselt põrandaga üle. Ta on täna ainult pahaduse teinud. Kõigepealt ta lõhkas tutika vaibanoaera. Tutika. Siis plätseratas nüüd värviga kõik kohad täis. Oma riided, ennast, põranda. Siuka ta on. Ja üks mees on väga väsinud mees. Väga väsinud koer. Kas sa panid viimast törtsu ära või? Ei pannud, seal on veel üks törts. Olgu, me lõpetame selle värvitörtsu ära ja siis lähme sauna. Ints proovis parketti ja trõikas tukse eile liiga vähe. Nii et nüüd ta siis siin lõikas ust ja lihvib seda. Ja siis me hakkame jälle seda ust siia tagasi panema. So great. Eile oli see väga tore kogemus. Ei olnud üldse tülida rohkem. Et very great. Aga ma värvin edasi. Eilse selle seina sai värvitud uuesti. See sein on ka uuesti värvitud. Ja nüüd siis siit. Aga te näete seda, jah? See värv, mille tõi täna Ints. See on, mis meil eile oli. Ints tõi vale värvi. Sest eile meil oli Pindo 3 ja täna on Pindo 7. Nii et ma ei tea, mis siin, kuidas see värv katma hakkab, sest see vist läbi paistvam valge. Küsimärk. Aga äkki kui nagu topelt kiht tuleb, siis näeb see ka okei välja. Isegi valged värvid on erinevad. Vot. Nii et näeme peagi. Nii, sai teine kiht ka kõikidele peale pandud. Juba näeb parem välja küll. Või noh, ütlesem. Mingid laigud ikka on, aga keda võitab. Ja nüüd siis on eesmärk see prahv siin kõik ära koristada. Maad pühkida tolmukaga. Ints hakkab siis proovib põrandat panna. Mina lähen siis õue ust värvima. Et siuksed plaanid siis. Success. Aina varsti. Varsti astus endale mitu korda värvi sisse ja ta käpad on need valged. Kuidas kommenteerid? On. Aga tegi ilusaks ukse. Väga hea. Ma panin samal ajal põranda maha. Isand, kui pikk see kaigas praegu on. Aga põranda on maas.
nii et nüüd on lae äärde liistud, põranda äärde liistud. Ja siis käib küll. Siis pean hakkama elektrisüsteemi mõtlema, et eks meie elektrisüsteem jääbki suveks suhteliselt siuke pikendused. Et see, mis ta on, jõuvool või tööstusvool, igastahes 3-faasiline 400 vatine tuleb meil siia maja ette ja sealt siis toome sihukeste pikendustega tuppa. No see on natuke halvasti, see on praegu kinni siin, aga praegu ei ole seal väga palju elektrit ka peal. Aga sellistega toome tuppa ja meil on seal 3 pesa. Iga faasi kohta 1 tavaline see pesa. Toome iga kohta 1 tuppa, siis ühe taha lähebki küte ja telekas näiteks. Teise taha läheb köögiasjad ja 3. taha siis lähevad mingid kodumasinad, arvutid, siuksed asjad. Aga nüüd toome diivani tuppa. No tere! Oodake, kohvimasin kohe lõpetab ära. Olen siin meie ajutises kodus, tegin siin täna natuke, pole väga palju asju teinud, aga tõin mingi laua ja asjad ja panin lambi ja varsti panen pildis ja seina peale kuskile ja olen siin niimoodi vaikselt toimetanud. Ukse panin ette, määrasin Kärdi värvitud ukse ära. Lingid, see uks kukkus selle lingi peale, see link on nüüd kõver. Aga uks sai muidu ka ette, nii et siuke place meil siis nüüd on suveks. No tegelikult see kööginurk ei jää siia. Siia ei jää kööginurk, et nagu ma olen rääkinud, see tuleb sinna kõrval tuppa. Aga mingi hetk ei tea veel millal. Ja välisaknaid pean mingi testima, et meile käisime seal kolalaadal. Meile unustasime kaamera kaasa võtta. Aga mis me tegime? Me käisime Kuressaares on siuke pood nagu harakapesa. Kes ei tea, mis asi on harakapesa, see on konkreetselt harakapesa. Sinna on kokku tõstetud kõike. No absoluutselt kõike, mis seal on. No sa sealt leiad absoluutselt kõike, mida... No mingid vanakraami ühesõnaga. Mingi vanakraami pood. Ja siis me skoorisime siuke ukse sealt. Tegelikult ma käisin üleeile juba emaga koos seal vaatamas, siis ma ka vaatasin seda siuke välisuks. Metalluks. Korralik välisuks. Ja see maksis 60 €. Täitsa mõnus siuke uks. Panime eile ette ka. Eile ei pidanud muidu midagi tegema, aga panime ette. No vahtun veel seda lõikamata ja viimistlemata, aga ja noh, uus link tuleb otsida, ma pean mingi vana lingi ja ma pean selle sisu korra lahti võtma vaatama, et siin on nagu vedru läbi või midagi, et see ei lähe hästi kinni. Ja mis selle uksega oli see, et see oli lukus. Kui me selle bussi pealt tõstsin maha, siis ta oli lukus ja siis ma natukene häkkisin ja lõikasin seda mingitest kohtadest. Nii et ma sain selle südamiku kätte ja siis Kärt tõi uue südamiku ja siis saime lukust lahti keerata. Aga väga kena, väga viisakas, sobib siia ilusti. Ma ei tea, noh siuke. Siis eile ostsime ühe elektrijublaka juurde. Selle jõuvoolu jagaja siis nii-öelda, et sinna garaaži juurde, kus on kilp, jäi ehitajatele jõuvoolu osa või noh vool. Ja siis meil on nüüd see ajutine elektrikilp on siin. Ja siit siis, noh praegu mul ainult 1 pikendustuppa viidud, aga tegelikult plaan on siis 3 pikendustuppa viia. Et pean natuke lugema, kui palju siin iga see pistik kannatas vatte, aga noh, siin on kaitsmed ka, et rikkevoolu kaitse on siin peal, et kui midagi, siis see lööb ilusti ennast välja. Aga ma ei tea, kas siin on peal kirjas? Ei ole. Ei tundu, et siin peal kirjas oleks. Aga sellest pole hullu. Mul on see paberimajandus olemas, sellega tuli mingi dokumentatsioon kaasa. Et ma sealt saan lugeda, palju see kannataks, aga no ma arvan, et mingi 3000 vatti ikka kannatab 1 pesa. Ja aknad saime ka, need peaks olema õige mõõduga välised aknad, mis sinna väljapoole panen. Võib-olla pean hingesid tõstma ühelt poolt teisele poole ja võib-olla siin mingid liistusid tõstma teistpidi või midagi. Ja noh, puhtaks tuleb teha, aga muidu peaks olema see aknaprobleem ka, peaks olema lahendatud. Ma ei ole neid viitsinud proovida. Täna on siuke imelik ilm ka. Praegu paistab küll nagu ilus päike, aga enne nagu tibutas vihma ja mingi siuke. Ja ma ütlen päris ost, ma olen päris väsinud kogu sellest asjast. Aga jah, järgmine projekt on siis see. Siis võtame kõik seinad maha. Noh, seina pealt selle laudise. Laelaudise me otsustasime, et me jätame. Teeme valgeks. Ma ilmselt olen seda juba 5 korda rääkinud. Aga siia tuleb siuke väike kööginurk siis. Siia, kus see pink on. Ja ma ei tea, siia äkki siis külmkapp. Või siis külmkappi võib ka siia panna.
siia ruumi. Noh, ta võib olla, aga noh, ma arvan, et ta mahub siia ilusti ära. Siia võiks mahtuda see külmkapp, meil on külmkapp juba ammu ostetud. Siia siis tuleb mingi töötasapind on ja veega on nagu on meil, vett meil ei ole hetkel. Aga veega ma olen mõelnud, et teen vaadiga. Ja ma jätsin sealt vanast majast, jätsin selle veeautomaadi alles, nii et me saame seda ära kasutada. Ja no meie puurkaev võiks ka, nagu ma loodan, et mingi lähinädalatel keegi tulla, sest keegi võiks tulla seda puurima. Sest ehitusluba on antud ja noh, mis iganes. Tavaliselt nad teevad nagu nüüd rühmiti, et kui need siia kanti satuvad, siis et on mitu seda puurida päevas, siis tulevad siia kanti. Vot, aga muidu me siin vorstiga chillime. Vorst on ka väga rahul, vist. Vähemalt tundub, et on. Ja tegelikult sooja on siin normaalselt see radikas on kütnud. Praegu ma panen seda radika peaga kinni, sest siin on nii palav. Aga jah, 25 kraadi praegu. Nii et külm ei hakka siin. See väike radikas kütab ilust ära. Ja ma arvan, et kui see köök on tehtud ja köögi uksed on seal vahelt kinni, siis see kütab need mõlemad ruumid nagu ära. Et siis Kärt ei pea külmetama, kui ta süüa teeb. Ja siuke see elu ongi meil, siis siuke see meie elu saab olema suveks. Et praegu selle toaga siia nüüd kolime nädalavahetusel sisse. Homme siis. Kärt on täna mai jooksul. Vot, aga ma tegin omale tassi kohvi. Ma nüüd natuke naudin kohvi. Ma leidsin bussist. Meil leidsin mingisuguseid asju ka. Mingisugused kornid. Saan neid süüa ja siis teen pärast omale väikest makaronid. Leidsin ka bussist. Matilda toidab meid. Vett saan sellega praegu teha. Ja siuke elu ongi hetkel. Täna võtame rahulikult, teen väikseid asju vorstiga. Vorst on nii unine, magas siin kõik see aeg. Ja vorstil on kõrv valge. Kui me värvisime, siis ta läks kuskile vastu, et tal on kõrva ots valge ja vurrud on ka valged. Nii et ta on mu koer valge vurr. Nagu indiaanlastel. Aga olgu, nii palju siis kokkuvõtet, mis me eile tegime ja täna siis käib siuke väiksem chill. Ja ei olegi midagi. Eks me siis räägime teile, kui me oleme sisse kolinud jälle oma seiklusi. Meil on siin jälle mingid teemasid vaja rääkida, aga nii palju siis sellest. Mis sa tahad inimestele rääkida oma toredast elust? Meil ei ole toredat elu. Kuidas sa ütled nii? Vaata, kui elust kodus sul on. Näita seda kodu, kui palju meil siin ruumi on. No meil on väga palju ruumi, vaadake, kui palju meil siin asju on. Panin just rulooseina, ennem panime telkuseina. No lampide nägite juba eile. Ja siis tegin nagu nagid sinna, vaadake, kui kena on. Noh, kõik on ju olemas. Tegelikult praegu on siin natukene liiga palju asja. Meil siin osad asjad lähevad ikkagi välja. See läheb välja ja siit mingid trellid asjad. See laud ei jää siia. Mis me mõtlesime on see, et me ostame ühe siukse korvi juurde. Paneme siia, siis me saame oma asju sinna sahtritesse panna. Siis paneme siia peale nagu mingi tasapinna. Siis on nagu siin ka saab asju natukene panna. Ja noh, tegelikult ei ole nii hull. Kärt on lihtsalt natukene masendunud. Depressiivne oma elu üle. Ei tea miks. Mul okei. Ja noh, siis siia ukse taha ju tuleb ju see köögi osa ka. Seda te olete ka näinud. Et me hakkan seda tegema varsti kunagi. Vot, aga ma ei hakka pikalt kobisema, sest tegelikult kell on palju. Ja ma pean minema muru trimmerdama. Sest Kärt kardab usse ja ussid tulevad pika muru sees. Nii et ma pean minema trimmerdama. Aga üldiselt põhimõtteliselt ma tahtsime öelda, et me kolisime sisse. Jaa, nii tore. Ma hakkan teisest toast nüüd tööriistu enam võndama. Sa võid seda teha. Siis on seal ka natuke inimlik välja nägema. Ja siis saab mingid asjad sinna ka panna ja siis... Miks ma need seda akendist pesen, kui see on ära vahet? Ainult sisemised. Need jäävad alles. Jah. Välimised ma vahetan ära. Tuleb need ära tõst. Ma pesen need ka ära maal. Olgu, aitab küll teiega.